Tere, meie oleme tiimist Artsam, mis tegeleb siis kunsti- ja disainilaagriga. Et mina olen Anna-Liis. Mina olen Helen. Mina olen Anna-Liisa. See on sinu kord. Mina tegelen siis Facebooki lehe uuendamisega, sponsorite ja juhendajate otsimisega. Me korraldame siis suvel kunsti- ja disainilaagrit, mis on mõeldud 14–19-aastastele õpilastele. Seal on võimalus siis ennast arendada kunstis ja siis seal on loengud ja võimalus ennast praktiseerida ning on ka sportlikud võistlused. Laagris siis nagu pärast laagrit, kui õpilased on ära osanud, siis mitte keegi ei saa öelda, et nad ei oska joonistada. Et praeguseks oleme ära teinud siis nii palju, et oleme korraldanud õpipäeva Tarvaste gümnaasiumis, milles osales kokku 22 õpilast ning kõigile see meeldis. Õpipäeval said õpilased teha siis rinnanõelu, mida nad tegid siis kokku 2 tundi ja 2 rühmas, ehk siis teises rühmas tegid nad graafilist disaini. Samuti oleme selle õpipäeva puhul teinud ka artikli kooli kodulehele, ehk siis Tarvaste gümnaasiumi kodulehele. Põhitegevuseks on meil siiski suvelaagri korraldamine, mis toimuks siis suve alguses kohe pärast kooli lõppu. Me oleme ka paika pannud laagris toimuva kava ning kui ma käisin vabatahtlike laadal Viljandimaal, siis mulle pakuti välja teha ka Sakala ajalehe artikkel selle laagri kohta. Me pakume võimalust ennast arendada paremuse suunas, nii et laagrist lahkujad ei saaks öelda, et nad ei oska joonistada ka kõige lihtsamaid asju. Aitäh kõigile, kes on meile toeks olnud ja me kutsume kõiki kaasa suvel osalema laagris ja kõik on oodatud tulema sinna. Aitäh! Nii, nüüd teeme sükse asja, et see küsimuste, ära veel pane aega, et küsimuste küsimine läheks sujuvamalt ja mikrofonide trajektoor oleks kiirem. Palun tõstage kõik käed, kes tahavad küsimust küsida, et me näeks üldse, kuidas mikrofon liigub. Üks käsi on seal, teine käsi on siin, 3. on seal. Nii, ehk siis alustame pihta, too see mikrofon siia lähedale ja 3, 2, 1 küsimused. Kas see on tasuline? Ja iga õpilane peab tasuma osamaksu, mis on 15 € ja sellesse on pandud sisse toitlustus, kunstitarbed kui ka majutus. Väga hea. Kus see järgmine käsi on seal ja seal. Palun viige need kohe juba valmis, kus on vaja ja kui me saame 3. mikrofoni, paneme sellega liikuma. Kui suure seltskonnaga oled arvestanud? Me oleme arvestanud sel aastal kuskil 30 inimesega, et järgmisel aastal me sooviksime oma tegevust laiendada, ehk siis ka teistesse maakondadesse edasi viia. Väga hea. Väga tore ettevõtmine. Tahtsin küsida seda, et mida te õppisite ise sellest õpipäeva korraldamisest? Ma arvan, et kõige olulisem, mida me õppisime, on see, et me suudame meeskonnaga kõike teha. Et kõik õigeks ajaks valmis saada ja nagu koos kõik ikkagi teha. Küsimusi veel? Üks küsimus on selline, et kas Entrumi nimi aitas teil kuidagi tegevustes kaasa? Kindlasti aitas sellest, sest kool oli kohe nõus meid aitama ka selle õpipäeva korraldamisega, et kui me mainisime, et me teeme seda Entrumi programmi raames. Veel küsimusi jõuab äkki ühe? Te saate see midagi lisada. See 15 € tundub suhteliselt vähe, et kui pikk selle laager teil on ja kas teil on eraldi toetajaid ka? Meil on laager 3-päevane, ehk siis esimese päeval tullakse, seal on nii loengud kui ka tegevus ja siis 3. päeval minnakse ära. Suur aplaus!